I'm American made, but large Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. Tere tulemast vaatama selle aasta esimest Raerbeadi telesaadet. Mina olen Mihkel. Ja mina olen Liisbet. Tänases saates räägime erinevatest üritustest, mis on meie koolis juhtunud. Näiteks spordipäev, rits, mis on õpetajatel kaasas koolikottides ja palju muud. Pange end valmis, sest selle aasta esimene Raerbeadi telesaade alustab. Läheb põnevaks. Kas te tahate teada, millega meie kooli õpilased ja õpetajad meid üllatavad, kui nad tahavad puududa? Sellest räägib meie tänase telesaate esimene lugu. Mis on siis sinu vabandus olnud puudumiseks? No tavaliselt ma olen unemati, vaata, siis ma magan liiga palju väikeste lastega. Nii. Ei noh, kõht oli liiga lahti. Ma olin liiga paha poiss ja ema sidus mu tooli külge kinni. Mul äratuskell ja ise seisma. Voodi oli liiga mõnus. Puudun nagu tunnist või? Jah. Kontsernile ma ütlen palun vabandust, ma olin haige. Ei, mis su vabandus on? Nagu, et miks sa puudusid? Ma magasin sisse. Kõik magavad, lihtsalt kõik magavad. Põhi läks alt ära. Mu ema on haiglas ja sünnitab. Okei. Kukkusin puu otsast alla. Unustasin ära. Kodutöös või mu kassi ära kahjuks. Pean ortopeedi juurde minema. Ma tulin günekoloogi juurest. Mun hambaarst. See on kõige üllatavam vabandus olnud õpilasel puudumiseks. Ma mõtlen, no üks tuleb küll meelde, et oli lausa arstitõend, kuhu oli kirjutatud kangekaelsus. No, ja see viitab nagu kohe ju sellisele, et laps või õpilane kangekaelne, aga selgus hiljem, et oli, noormees oli maadelnud ja oli siis saanud kaelale viga. Ja ladina keeles loomulikult kõlas see väga veidralt, aga lihtsalt oli pantud siis eesti keelde ja arst oli tõlkinud selle lihtsalt kangekaelsuks. Mul ütles tunnis ühe korra üks õpilane, et ta läheb autot ostma. Ta nii rahakas mees juba, et läks autot ostma. Ma ei tea, mis summa oli, aga jah. Kui G3 õpilane, ta isegi puudunud, ta hilines pool tundi, et ta ütles, et kass on rattakoopas ja ta ei raatsinud sõitma hakata, sest kass tudus seal. Puudumist ei tule meelde, aga hilinemine oli küll G3C-st. 7 kutti saatsid kirja ja pildi, et õpetaja, me oleme kraavis, me ei jõua õigeks ajaks kohale. Väga eripärased vastused olid teil kõigil. Väga huvitav oli kuulata, mis te siis ütlesite meile. Aga kokkuvõtvaks me saime ikkagi kõige tihedamalt ikkagi magata sisse. Oi, mis siit võib küll leida? Mina olen Mihkel. Ja mina olen Liisbet. Ja me lähme uurime, mida võib leiduda õpetajate koolikottidest. Aga lähme vaatame. Aga kas te nüüd näitaksite meile, mis teil täna kotis kaasas on? Esimene asi, mis siit kohe vaatab, koeraomanikuna mul on igal pool kakakotta, jope, taskus, kottides, neid peab igal pool olema. Eelmisest nädalast on mul kruunikeeraja jäänud kotist, ma viisin oma tolmuimeja garantiiremonti ja ma pidin sealt välja võtma need patareid, mis olid seal harjakese, mingi valgustuse, mingi piirnikesed pidin välja keerama. Selge. Issand, see vist ei tohiks koolis olla, ma arvan, et see on pipragaas ja piprakeel. Enese kaitseks siis, jah? Jah, aga koolis ta on keelatud esemete hulgas, ma pean ruttu välja võtma siit kotist selle, koolis ei ole vaja olnud kasutada, aga ma ostsin selle hiljuti sellepärast, et ma kevadel sain ühe lahtise koera käest hammustada ja arm on ka siin käe peal elu lõpuni, nii et nüüd ma kaitsen ennast, aga palun vabandust, et see koolis kaasas on. Ma lubame õpilaste peal ei kasuta. Need on ka kotte. Et kellel on vaja, saab minu käest. Ja siis on mul kaasas põsepuna. Et kui ma päeva peal ära väsin, et siis ma lähen värskendan ennast. Õpilastega töötades peab alati olema ravimeid endale. Et kui pea hakkab valutama mõnda klassi õpetades. Muidugi. Ja tagaverasukapüksid loomulikult on alati meestel kaasas.
ja rahakott ja juuksehari ja veel ravimid. Mis ravimid need on? See on peavalu, see on nohu, aga veel ei ole vaja olnud. Selge. Aga millegipärast on veel ravimid, et kui nohu tuleb või nina läheb kinni. Need siis on kohe võtta, kui vaja läheb. Et kui on vaja, siis teate, kust küsida. Väga hea. Põhimõtteliselt need on vist kõik. Pastakaid on ka alati õpetajal terve kuhi. Tänan 2. Tühi. Kas võime siis vaadata ühiselt teie koolikotti? Minu koolikott on siuke täna üsna suur, iga päev ma selle koolikotiga kooli ei tule. Aga nii, mis meil siin siis on? No muidugi märkmik, siis kuidas ärevusega toime tulla, abiks noortele, siis üks jogurt, siis tabletid, siis kätekreem, Coldrexi ühesõnaga kurkjaks haigeks, huulepulk, vildikas, patsikumm, klamber, prillid, salvretid, münton, päikeseprillid, veel üks huulepulk, veel üks huulepulk ja veel üks huulepulk ja lõhnaõli ja patsikumm ja veel üks patsikumm ja autovõti, järjehoidja, kusjuures need järjehoidjaid saab Rahva Raamatust tasuta, et reklaamin, kui näiteks tahate väga raamatut lugeda, aga need järge pidada ei saa, siis neid saab sealt. Siis püsimegi hooldus, siis käte desinfitseerija, siis see ootab 1. oktoobrit, ma saaks selle ära süüa, sest praegu on suhkruvaba kuu. Siis veel üks patsikumm, siis veel üks pastakas, rahakott, patarei, harilik pliiats. Kõik. Ehk siis kõik vajalik on kohe koolikotti saada? Jaa, kõik vajalik. Kas see on tavapärane koolikott või tal on enamasti midagi rohkemat? Enamasti siit võib veel näiteks leida laptopi, siit võib leida veel, ma arvan, et veel huulepulkasid. Täna siin puuduvad värvilised huulepulgad. Siis siin võib leida veel ühed prillid, 3. prillid siis. Selge. Ja siit võib leida veel võib-olla mõne raamatu. Ühesõnaga, mõnikord ma tulen niimoodi, et ma mõtlen, kus need sangad vastu peavad. Aga jah, et selline mu see koolikoti sisu üldiselt on. Väga huvitav. Teeme nii, aga aitäh teile! Aitäh! Ja kas te näitaksite, mis teil täna kotis kaasas on? Pilun sisse, vaatame siin on siis. Alustan esimest sahtlist, kohustuslikud vahetusjalanõud, sileda tallaga, et teate õppidel käia, trenni teha või siis jalapäeva. Sokid, kindlasti hügieenitarbed, deodorant ja dušikeel. Et trennis iga kärkaks või imelis ei oleks olla, kõrvaklapid, alati laetud, oma lukk, ma teisi lukke ei usalda, sest ei turvas jah. Meie pudel, kindel, värk, siis meil on kindlad, erinevas paaris siis, sest ma ei tea, kus paaris on, kahjuks. Ning siis trenniriided, kompressorpüksid, ei ole, tavalised püksid, maika ja siis kompressorpüksid, et põhivärv on must ja siis roheline. Ning siis trennivott, kus on erinevad vajadused olemas. Vihmad, kui on rinnapäev, siis on veel kummid erinevad, et soojendusharjutused siin järjest. Ja siis veel seljapäeva jaoks vahend. Ja siis, kui võistlusperiood käib, siis ma statiiv kaasa võtta, kuhu telefon panna filmima. Ja millal järgmised võistlused tulevad? Kevadel. Väga tore. Ja aitäh! Ja palun! Aga vaatame siis ühiselt, mis on teie kotis, kui sobib. Jah, et rahakott, raha ei ole. Siis pinal, see on kusjuures minu enda disainitud lõike järgi tehtud pinal, sest kui mina käisin gümnaasiumis, siis minu jaoks oli hästi oluline, et minu pinalisse mahaks 30 cm joonlaud ja väga paljud poest leitavad pinalid seda ei võimaldanud, nii et tegin ise lõike. Väga ilus. Siis minu päevik, märkmik, kavandaja. Siis ma jään tegelikult oma raha siin. Jah. Ma ei tea, mis see on.
matemaatikaõpik. õige. Te olete matemaatikaõpetaja ka? Kunagi ei tea. Ja inglise keele õpik. See peab alati kaasas olema. Ja siis mul on täring. Kunagi ei tea, millal on vaja. Ja mingid tulnukad ka. Ossa võiks. Väga põnev. Kas küsin Pinali kohta, et kas on teie enda teksadest tehtud? Seda ma ei tea. Tundusid siin olevat taskud, et natuke neeldasin. Need, mis mul jalas on, need on veel terved, nii et... Väga hästi, väga hästi. Aga suured tänud teile. Jaa, aitäh! Nüüd aga kutsume teid õpetajate päevale, mis oli kogu koolipere jaoks väga eriline. Abituriendid andsid G1 lennule tunde ja G2 lend käis lasteaedades mudilastega mängimas. Saad proovida. Õpetajate päev aga algas Tuula spordihoones võimlemise ja teatevõistlusega. Järgnesid viktoriinid ning seejärel pidid õpetajad kolmikutes küpsise kooki tegema. Aga mitte niisama, vaid üks kolmikust oli pime, teine kurt ja kolmas tumm. Tublid, väga ilus. Septembri lõpus toimus Rae gümnaasiumi spordinädal, mille raames kogunesid õpilased ühel hommikul ülikooli staadionile, et võistelda erinevates jooksudes ning köieveos. Nagu näete, oli suur osa võistlejatest riietunud humoorikatesse kostüümidesse ning kõik need õpilased, kes ei võistelnud, ergutasid karjudes oma klassikaaslasi. Nii, oleme kogunenud siia Tammikusse, et vaadata, kuidas G1 Ritsil toimuvad siis ühismängud ja polegi siis midagi rohkem öelda, lähme vaatame. Ja Miia, mis on esimene mäng? Esimene mäng on see, et peab siis võtma kaardi, panema selle suu peale, siis tõmbama õhuga vaakumisse selle ja andma selle edasi järgmisele paarilisele. Ja kui see maha kukub, siis peab selle maast lihtsalt üles võtma. Kõlab väga hügieeniliselt, aitäh! No nii, lähme siis küsitleme, kuidas meie võitjad siis end tunnevad, nii, küsime näiteks. Nii, kuidas sa end tunned sellega, et võitsite? Väga hästi, me oleme kõige paremad imejad siin rühmas. Väga uhke, väga uhke. Järgmiseks mänguks on siis munatakso ja küsime siis, kuidas see käib. Kuidas käib munatakso? Põhimõtteliselt on lusikas suus, ja siis lusika peal on muna ja sa pead jooksed sealt rivist ümber, nii-öelda minu tagasi. Ja annad lusika muna üle. Kui muna maha kukub, siis sööta selle ära. Väga hea, et mina ei ole rebane. Väga hästi, aitäh! 3,
2, 1, läks! Jookse! Jookse! Tuletan meelde, et kaotav on jälle karistus. Nii, kõik järgmised panevad endale lusika suu. Kuhu sa lähed? Oh Fred, räägi meile, kuidas see kolmas mäng käib nüüd? Põhimõtteliselt pannakse jahu kaardi peale, onju, siis nad võtavad nagu ühelt poolt võtab siit nagu hammastega kinni, et võib järgmisele edasi andma. Aga no kui nagu ta mingi naerab või aevastab või mis iganes, siis kõik jahu läheb näkku talle. No nii, vaatame siis 4-kordsed kaotajad. Kuidas on tunne siis kaotada jälle? Rõve. Tore. 4. mänguks peavad siis kõik ennast võtma paari ja tegema käru, nii et vaatame, milline tiim jõuab kõige kiiremini tehtud. Kuulge, kuidas teile tänane meeldis? Mulle meeldis väga, ma ei tea, vaadake Mihklit. Mida? Super luks oli, noh. Ei no mida rohkem tahta, noh, ei tea ju. Ei, mulle tundub ka, sulle väga meeldis, kas sulle meeldis? Väga äge oli Mihklit vaadata. Ei no lihtsalt, et veits kuradi ma kurb on, et kaotasime kõik mängud, aga nagu... Ei jaa, muidu jaa, super luks. No. Oleme kogunenud siia Jüri terviseajale, et vaadata Revaste olümpiamänge. Esimeseks mänguks on siis porgandi söömine, kus peab poiss tüdrukult või tüdruk poisilt siis terve porgandi nende suust ära sööma. Välja ei tohtinud tegelikult sülitada. Helena, milleks on meil siis teine mäng? Meie teine mäng on see, et nad peavad suuga võtma kartuli välja sütt. Ja kartulid on mullased ning et ja. Oi, kõlab väga maitsvalt. Ja siit tuleb Jesper, nii. No nii. Okei. Nüüd algab kolmas mäng. Nimelt jooksevad mängijad siis vastasmänge juurde. Panevad talle tagant. Peavad õhupalli katki tegema. Ja siis on kõik. Kolmas mäng on alanud. Seal tuleb viienda tiimi kapten Erik Saar. Kas võhma on? On võhma. Ja tuleb. Saab pauguga näkku. Õhupall on katki, ei ole katki. Tee katki, mida sa teed? Jaa, õhupall on katki, jooksevad tagasi.